Kui me mõtle see aastaga lõpp jäl seto naisi ja miihi peale ja latsi peale, et käätne oma ja mäntsene oma ja kohtu mi kultuur või miatu kultuur siis tahetas ka välja tuua mõnt säänest inimest, kia kas seolaastakal või muidu olnud suurep tüütegija, mõistnud kuigi tõistmuudu olla vahest kui tõõse ja läbi ummi tegemise ja olemise hoid ka oma innist vanaimmi, vanaessi ellu või siis elämist ja kultuuri. See aastaga detsembrikuu lõpp, siis kui vabarnaanne sündü ja kuuli, siis tuli detsembri lõpp andas välja timenimelist preemiat või avupapart. Seol aastagal siis sorditi välja Värska vallast Kõivo Anne Naane, kia on üles kasunud seto perre ja tuupärast ta mõistnud töid ja tegemisi ja tiid säntsid tarkuisi, mida mi nooreba inäpp tiiä, tuupärast, et mi elo on tõissagamane. Anne muidugi on ka julge naane, et ole jõnne koto, et ta tule ka kodosainu vaihelt välja, käu laulma ja tege niimoodi oma näpotüüd, et tõs nägevä, pandva tähele ja teab nõuhka ummi tiidmisi ja mõistmisi tõsile opada. 2006. aastagal Annele anti vabarna preemia. 2007. aastagal seto käsityy koko timä Eesti käsityy liitule ja sealt sai ta siis pärandi hoitmise tiitli või avunime. Nii et Annet on tšut tähele pant, a säntsid naisi on nii veidio, et näid nagu jovaki arki kitte. Meil on vidäny, et sääne setonaane on. Anne lugu algas Lutepast edimätsest elopaigast, külast Seto kõrvalt Pika-Liiva ligidalt, nimelt vanast Vatsa talost. Ja kus tuu lugu edasi läts? Anne, sa kõnele nüüd. Ma olen Lutepah sündyn siist Verskast 6 kilomeetrit maad sinna Saatse poole ja mu noorepõlve aig ja latsepõlv oli Jaastruva. Sealt lätsi siis mehele naabrikülle Põrsila. Ja nii pikk tuu ongi tuu asi. Ongi kogu elugu. Elugu on üks pikem, aga ma ei mõista, ta on väga keeruline sõjaaig oli, väga raske latsepõlv mul oli. Ema jäi haigest ja siis viidi haigla ja mulle jäi siis katsakuune poig, või tähendas katsakuune vend hoita. 4 last kasvadi.
Ja noh, peräpoole Heksnagas, kui kerge pelo juba, siis saime ju Leningradi kävu karjalauta letsi tüühy ja seal siis kolmekesena siis olime vahetustega tüüh ja siis 11 saime laska nii, et noh, vaheti noid päivi ja siis saime Leningradi kävu ja siis saime ju rahaks veidkene ja nii muudu tuu elo kävi. Ja noh, latse kävi Jatsmani kooli, mul oli küllaltki tubli latse, 3 tütard ja 1 poig. Poig oli kõige väiksem. Aga pere siis kuuli siis Miissar ja siis tõi maja siia sealt. Mul oli vahtsena maja, mehe maja või mehe kodu oli mõtsas ka ja üksinda jäi ja siis tõi siia tuu maja harja. Ehtime üles siia mul oma isa ja vele ja sugulase kõik jahtiva ja nii sai see kodu siia Verskahe mulle. Sul on talle ränga töö vahele jäänu aigu, teete ka midagi muud? Jah, käsitöö oli põhiline, sellepärast et peale sõja oles ju mitte midagi kostki saia. Siis pidi hindale tegema kõik töö, aga noh, meil oli kehv olukord, ime tuli küll haiglast kodu ja ime oli ka kõva käsitüüline ja noh, vaesus oli maja, siis teime välja tõstele kangid koima ja ime oppas minna ka siis kangid kudama ja kanga kudamine ongi mu põhitöö. No ma ei tea, mu hing on sinna poole, et kogu aeg käsitüüd vaja teeta, kas näpu peatakski liikuma. Põrste sa juba naksid ka koorih laulma, laulsed sa algusest peale? Jah, me pannimegi tullu koorile nagu hinge sisse, vanempana tahas kuigi tulla. Me vanamatsa manniga siis naksin väga käuma tallapiti ja naksimki nagu koori kokku ajama. Ja sai väga hea koor, meil oli väga kõva koor, et illos oli ja hea sõnaütleja oli meil väga ja sul Pähnapu Veera? Pähnapu Veera oli sõnaütleja. Ja vanamatsa manni oli Killa ja noh, ma ka oli muidugi Killaga vaheldu võis. Ja siis kui karjah kävid, siis noh, olid kuulnud seda laulu, siis opõda seal tuu karjamannoid sõnno ja mul on meeleh, et latsest võtti ime üte lilliga rätt oli üks roosa või sääne roosakas, pani päähe, siis lätsi laudataade, siis hillokotsi pani nagu mõrse, hakkas kunagi tuu räti päähes, kui lauli mõrse ikku hindasti, ütsinda oppasel mõrse ikku, nii et noh, tuu oli nagu sääne loomulik, et toda laulu aeti taga, mis vanempa lauliva. Ma edimalt lauli mõlõbi siin Verska, nii käve Vilju Pörste koori ka, kui kohegi oli minek, siis alati kutsiva minno ka üteh ja siis ma käve Pörste kooriga ka viil, aga noh, Pörste koor siis Pähnapu Veera kuuli harja ja siis nagu lõpeti tegevuse ära. Ja siis ma käve siis naksi Leikoh käuma, aga Leiko siis noh, nagu nakas joppama seda kuldatšauk nakas pallama Leiko naisi. Ja siis lätsime mi siis kolmekesi Prüsikomanni ja Ailassoode ja lätsime siin kuldatsauga naisi oppama. Ne oli noor, mõistas ültski laulta. Ma väga hulga aigu lauli, nii et Leiko lauli ja lauli ka kuldatsauga. Noh, ikka tuu Von Krahli teatriga, kui kävime noid Eesti pulma mängme. Siis no, käugi oli maru noh, vahva õks ja väga palju sai käutust kõik. Küll New Yorki, küll Saksamaal tiia mitu kõrda ja 2 kõrda Pariisi ja ütev oli ma Nantes. See on mu pere. Praegu on suurep viil, kui siis oli võid olema palju. Praegu on juba suurepaks, kui no on. Ja see on pildistetud? See on pildistetud 70 aasta juubelist. Tuu on siis 15 aastaga tagasi, 17 aastaga tagasi. 17 aastat tagasi. Jah. Noh, ma olen sääne inimene ja noh, et sa nagu alati mõtle positiivselt.
ma negatiivselt nii väga mõtlei. Et kuigi sai hädast üle, siis kuigi iksat. Siin on mul laulu see. Näed, see on mu ema alati, see laulu tütre õpetamine. See laul oli alati, kui üüse tulime räätama või ketrama. Ime ai minuga ülest kella kateaigu kuna ja tulime ketrama, siis ime alati alusti seot laulu, kui ka lauli voki taga. See läts väga voki ketramisega kokku viisi. Mul on siin üks su luuletus, su oma käekirjaga kirjutad, järsku sa loed tast vähekese. Aha. Mille ilmum unsena maa palju kastana, palju ikva imelda latse, lesenase leinase, viina man videldas, olla see ojotas, vahtsil väitsil verda valetas, püssil miihi püvetas, mõtsalise mõistva kohut varga varra kokku aava, selle ilmum unsena maa palju kastana, riigimehe riidlase kõõrilda kõnelase, tüümuudu aja asju arvu järgi. Riigiraha raiskase kasvu kaapva karmanihe, põllumaa on põllu all, külemaa kündmeld ja kasvu sai karja kasumisest ega vile vinnumisest, selle kodu kulehase maama ja maale satase. Ega ma naljalt käsitüüd ei tiiki tõiste pealt, ma rohkeba kõik nii oma mõtte ja oma nägemise järgi ja mis mulle miildus. Ma ei võta näiteks kindakirja või midagi, siis ma kaegi tuu kirja aga ma ükskõik ümber muuda. Algusaigadel, kui oli vaja vanno tarkusi meil tiidassa ja siis Anne tiidse kõikidest kõnelda, kui viisi talsipühi peeti või ja tam ka panna igasugu lugusid kirja, et Seto pulmast ja väga paljust muust. Võtnuist, siis Pilliru talgutel ja mida iganes. Meid väga palju opanud. Rahvale nagu väga vajalik asi tuu muuseum oli tuulaiga, et nüüd on ta nagu juba arlaagõrdun ja nagu vanast jäänud ja kõik oma nännu ja kõik oma kuuln ja aga siis ta edimalt oli maru hää eks kävu ja olla seal maidi. No mulle nii meeldi tuu kodus ja üldse tuu tegemine ja olemine ja siin näed lastele koedu. Näed, no ma ütlen, see on see väiko vaiba. On ju oma suure vaiba, neid koi 11 tükk õgale latsele. On ju oma siis Merili ja Kristeli oma. Näed. See on nii. Tänne on punasega. Ma tiedäkin kumma oma rutti tõi ülevast alla. See pühaserät on 65 aastaga tagasi koet mul tütarlatsast. Peale sõja oles õigit langu võtta, kostki siis langevarju kaplu arotime siis, kui me sisse. Siin on mul pilti võõdetast, mis mul käsitüüd on tehty ja tegi ja näete. Anne tegelikult olgi
Üle aastakümnete edimene, kes nakkas unehtetu neid hammekirju siis kudamist toppama ja et neid korjat põime kirju tegemist inab mõista käki kuta. Ja tänu Annele on üks vana traditsioon siis ellu herätet. Tõse vabarna avunime või preemia või kuistut ülde saa Helmise laulupark või leelopark. Seal par hilla omi iistütleja Hainso minna. Ja larmas alustame kes kergole. Sõrmujosõsta, tiinatsõsta, vasinosõsta, vitsak. Kõista sõrmujosõsta, tiinatsõsta, vasinosõsta, vitsak. Kõista kes kergole. On hyvä, et üks pandas tähele ja avupaprit andas, et siis inimese oma nagu julgeba ja neil on hyvä tiida, et ne oma ka hinnad tähele pand ja oma nagu õige tii peal, et ne häbendelei ja tahtva ja julgase ka tõisile opada, kõnelda ja olla edesi ne oma. Vana jo õppevaat. Tõlla koema pane suure kulla, vana jo õppevaat. Tõlla kes kergole. Panema ita orre pääle, panema padja pööre pääle, panema ita orre pääle, panema padja pööre pääle, kes kergole. Jõudu näile kõigile ja kõigile, naisile, miihile, latsile, meile kõigile. Me ole, et me jõvasi olla ja oma ellu, oma kultuuri pitä kõige paremast. Läyttynyt tarehol paati palama länne, lina on rõivas läyttynyt kes kergole. Tahano suulas suuri kulda, tahano vaos vana hõppe. Tahano suulas suuri kulda, tahano vaos vana hõppe. Kes kergole. Põhitegelane on meil hetkel ikkagi Minna ja temal kõrval istva küllalaulja Helve. Ja eelmisest koosseisust veel õige palju sõna tegi Kina Silvi niiviisi ka mõne sõna või siis pärand tõiste käest Paiulaine ja samamoodi ütel ka Iist Leheverelinda, aga kes ütel või tõsel põhjusel hetkel miika enam kuu ei ole. Küll aga taha ütelda tuud, et kaemalda toole, et asutajaliikme kõik katesa omava viimand tarlen, hetkeseisuga meil ikkagi nii ütelda nimekirja 13 nimme ja ma olen uhke väga tuu üle, et meil ikkagi laulkoori 3 põlvkonda niiviisi, et noid kuuravas Setomaal praegu enam teise santset ei olegi. Väga paljude maadehe on laul jõudnu, aga kohe kõnelge. No muidugi oleme palju esinenud siin oma naabriteman, siis on viinud meid Soomemaale
ja noh, tolle üle oleme me üliuhked või uhke. Oleme käynyt Kaustine festivalil ja siis oleme Lappeenrantaan käynyt, Imatra seal üübinud. Söyräsaari viimeinen. Söyräsaari. Sibelius Akadeemia. Rakennelles siis rohkem. No mis puututtaa se Suomenmaan takati ilman multa kävede ka ja Taanimaal. Niin se kuuri on käynyt vielä Saksamaal. Ja kuinka manus oli lauta Kadrioru Ryytlä residenssis siis. Mitte täfe koosseisu on kaputtunut Italiahan ja niin kuin olemme ikkagi ütelnud, kõige parema meelega laulame ikkagi oma armsal Setomaal, olgu ta siis selle poole kontrolljuunt või teisele poole kontrolljuunt. Tuupärast, et seal saias meist kõige rohkem arvu ja mõistatas ka nii ütelda hinnangut anda. Mina ei ole sõnategija, võt mina olen killelaulja. Nii et ma ei mõistagi siin kõnelda midagi, sest kõik võib ära kõnelda, kus me oleme käinud ja ega ma kuskil maha ei ole jäänud, ma oleks igal pool ütelhal. Ja nii et põhiline on ikka mul see minna siin kõrval, kes meil neid sõnu sääd ja Eesti ütles. Kui mina laulma tuli, siis ma oli täitsa ütsida siin koori killelaulja, et siis ma mäletan seda aega, kus sulle oleks ütele, kui sa ei tule, me ei saa minna ja siis kas oli jalg haige või päevalut või aga pidid rõivi panma ja tulema. Aga kui me kuuri alustame, siis on meil 4 killelauljat, sest vana naase mõistava. Et võib-olla Jutagi on minu kõrval laulnud ja nüüd on 2 killelaulja juba. Ja täna on, kes õpib, on meil Kari. Et tuleb ka ilus kille, et ma siis looda, et kui ma enam ei käi ja mul see hiljukene ära kaos, et siis mul siin koori ikka killelaulja jääs. Tähendas, mis puudutas nüüd Riinat, siis Riina ütles väga ilus ja põhiline laul on tal vanaema repertuaarist, nagu ma lasest arvu saan. On niiviisi, Riina? Seda laulu oma kõik vanaime või vanavanaime repertuaarist. Ma ei tea, ma olen kuulnud, kus ime on laulnud ja on siiamaani nagu une pealt võid ka laulda. Ja sellepärast ongi hea miil, et ma saan edasi laulda ja tuu mulle väga miildus ja hea, et see on Helmine minu oma punti võtse. Laulu, minga ikkagi kuur alost Lundaveera Lütsane, kes oli sünoline ja kes laulja ka killet. Ja siis mõne aja pärast tuli kuur Kadona Tarkusenati, kellel oli tohutu pagas. Mu ime juure oma Hilande kylä. Ja juba või jo väiksena, veiga väiksena, no nii palju kui ma hinnast mäletan, saadeti minu ja mu ime rongi peale ja kõik aeg kävesane seto, veiga kurb ja ikuline laul, mis jäi mulle ka hinge ja ma siin siis olen selles koori. Minu jaost on tuu pisik sisse süstit ikkagi Kotost ja Selssa küläst. Esapoolne vanaime Hedo, naabranaane Hemmo ja kolmas naane siis Vassja. Kun ne oli oma 20 kopkais liikva tarklapno ja laulmanakseva ja ne oliva ka kõik sõnolise ja oliva killa. Ja kui mi kylä Mihklepäevä praasnik oli, siis ikkagi kostilise umadse võeteva seto leeloga lauluga vasta ja ka tuu lauluga arsaadateva. Mul on ema väga palju laulnud, vanaema on laulnud ja vana-vanaema. Vana-vanaime, mul on Martina Irjo, time on ju seto lauluime, et nad on nagu latsepõlvest kõik aeg jäänud, seepärast oli päevapraasnik või oli põllu peal määnegi. Vanasti oli ju suure küle, üks oli need kõik säänse kartuli võtmise ja linakakmise ja rüäni, et siis kõige kõrval kõik kulsid ja siis kui siit arletsid Setomaalt, siis kui kuulsid mänsiski Seto laulu, siis too oli nii, nagu tahas eiska laulda. Täs ma saan Tallinna koori minna ega midagi. Ja siis ma tulin Setomaale tagasi ja... Mina sain ma kahe laulse iga Seto laulu, aga et eks mul seda iga juba on ja siis tulla ja isale emal neid koore veeles oles. Säänsid laud ja nüüd küla vahel neid Seto laule.
ja no tegelikult latsest peale suvisime meid ka juba nendega ütes seal ja siis lõpus, kui ma juba tööle tuli ja siis ma tulin siia sovhoosi, siis ma muidugi oli esimesena olime Seto rahvatantsurühma, et seal ma tantsin 12 aastat, aga siis seal tuli kunagi mõte, et naisena see väga kutsuma, eks, et tule laulma ka ja siis ma tuligi laulu ka, Seto laulu ka tegema ja mulle meeldis Seto laul. Ja Seto laul on selline, et Seto lauluga ma olen neid sõnalisi tähelepanu, kuigi ma esinuid sõnu ei tii, et kui tahetas midagi ütelda, kas hästi või halvasti olla, siis no Seto lauluga saad kõike ütelda. Astnodust on palju aastat 26 jo koguni hoia, sõbrakõse 26 jo koguni hoia, sõbrakõse 26 jo koguni. Küla sai kuulta Seto laulu Hõppe Helme. Elina Toia, sõbrakõse Hõppe Helme. Elina Toia, sõbrakõse Hõppe Helme. Elina. Imemaa ütsi kotto oli ütsi kurvalt. Kogoni hoia, sõbrakõse ütsi kurvalt. Kogoni hoia, sõbrakõse ütsi kurvalt. Kogoni. Lätsin olega latsest peale Seto laulu kuulnud oma moro peal. Ime ja unonas ja praasniku peeti vanasti ja siis minti ikka õdakuvai vai tänne hommok minti välja ja siis laulete ja siis kui te kaate, kes ütles sõnu, nii et mu ime ka ütel sõnu ja ütel ka killet, aga ma killet ei ole kunagi laulnud. Aga mulle ausalt ütelda, tema nii ees meeldu latsest, aga kui ma siia kuure tuli, nagu siis tuli juba tahtmine ja kui ma laulma nakse, siis ta mu käest sõna oma sõrme võtma ja nüüd on käe ja üleni hindama kisknud. Nii et ina pallale ei saa ja ta meeldus ja tahtad edesile, et nagu mu perrehlad tütrele ja lastelastele ja ma ka loodan, et nii kaua, kui ma jõva laulda ja eks ma taha tulla. Ja ta on nagu elu üks osa ka. Ja mina arvan, et minu laulupisik on pärit isapoolsest vanaemast, kelle nimi oli Darja Leppoja. Mina oli vast esimese klassi lükka, kui sõits Kopli peale mingi suur buss, kus oli sääretehnika kõik peal ja mingi vaike, kes kavand siis, et vanaema pantas siis Seto Rõivile, mida me siis Sahvri aknast piilsami ja siis koski kõrvalisse kohta lätsime siis lindistama või pildistama, salvestama. Aga ma arvan, et sealt võib olla ja külapidudel ja karjakoplih ja vabaprasnikitel ja me sai kõik see aeg siis seedikusaba jõlgitud suurõpidel, täiskasvanutel, tädidel, vanatädidel. No eks minu pisik on ka kotost kindla saan alguse, et ega vanasti peeti ka külädes neid praasnikke ja käidi kokku ja just ju Lausina küla praasnik on Väike-Maarjapäiv ja siis käivad rahvas kokku ja kuulku koiduda Seto laulu ja ega meil külah oli ka hulka neid Anno lauljaid. Asumaarja ja see Nõmmemauste ja see Palmari ode ja külah oli surnuaia peal süüde juurde ja tabu mitte kodu minema. Aga siis Mõtsaküla naased lätsid kõik suure lauluga surnuaia pealt ja tuu helju kõrvalt jääb, et see päevane kuivisel tulla suure Seto lauluga lätsiva surnuaia maalt, kui tuu praasnikipäiv läbi sai. Kui ma Liinat Tüül oli Tartu, siis sai kuulda Tartu omal elunaasi kuh ja seal oli tutvid naise ja nii kui jutu peale tulle, kutsiva kõrraga minuga, et tule nende kampa laulma. Eks ma seal lauli ka 5-6 aastat senikaua, kuni seal tuu puur püsse ja lauluima oli joona peal ja
aga peale tulla siis nüüd olen kodu tulnud maale ja siis nüüd sai minna jälle kinni ja muud, aga tuleb kuuri laulma. Ja nii ma siis olegi saanud kui siia Mikitemäele Helmisesse laulma. Ikka kodus tuleb see laulupisik, et väiksena ma ei teadnud tegelikult Seto Leelost mitte midagi. Nii palju, et Värskas koolis lapsed laulsid. Kui ema tuli koori laulma, siis ta võttis kaasa kõigepealt lapsed, aga hakkas juba kodus kõvasti harjutama. Ja eks me ümisesin kaasa. Nii et mina olen oma perest kõige viimasena veel laulma tulnud. Ja kuna Helve laulab nii hästi veel meil ka Killet, no siis ega ma ei saanud toda ka järgi proovimata jätta, nii et nüüd siis natuke nagu eest ütelnud ja natuke Killet ka proovinud. Et see ongi siis ikka nagu tõeline pisik või siuke haigus? See on nakkushaigus ja seda ei ravita. Ja. Mul on Kistamalda kahju, et Tämbemi keskel ei ole katte kõige nooremat lauljat, eriti Biancakõist. Noh, kui tal ime Karin ütel, et see Seto Leelo on just nakkushaigus, siis paistus, et ka noola lastele on tuhmõtte määnegi pisik manolänne. Katte saadud kanget naista naksi ulle minno oppama. Oia, sõbra kööse naksi ulle oppama. Oia, sõbra kööse naksi ulle oppama. Sealt maksõna suho saie leelogi näkelele. Oia, sõbra kööse leelogi näkelele. Oia, sõbra kööse leelogi näkelele. Nüüd sai vana vakka olla ella ilma ilolda. Oia, sõbra kööse ella ilma ilolda. Oia, sõbra kööse